Tere! Kevad läheneb teie hooga ja poliitiline, mitte ainult poliitiline elu mühab. Järjekordne agent on tabatud ja tema nimi ei ole enam mitte Herman Simm. Te olete kindlasti ära näinud seda 99. aasta määrust, millele peaminister Mart Laar on alla kirjutanud ja mille komisjoni strateegiliste kaupade komisjoni esimees on Toomas Hendrik Ilves ja järgmine nimi seal kõrval on riigireetur Herman Simm ja järgmine nimi selles nimekirjas on praegune riigireetur, mis ta nimi oli? Aleksei Dressen. Seal on veel terve rida tähtsad ametimehi. Muuseas, üks inimene selles komisjonist on tänaseks sama. Üks naisterahvas. Mis te arvate? Stratkomist. Stratkomist ja luuraja Dressenist, riigireetur Dressenist. Mina võin teile nii palju öelda, et ma olen Stratkomiga praegu tiedalt seotud, sest minu valdkond, minu äritegevus on just sellega seotud. Ma olen ka Stratkomis käinud, sõbralikud inimesed, aga kui me vaatame 99. aastat, millega tegeleb Stratkom? See on strateegilise kaupade komisjon. Kui sina tegeled relvadega, relvavahendusega, mis iganes, siis esiteks selle tegevuseks sa pead seal luba saama. Ja teiseks, ma ütleks niimoodi, Stratkomis käivad läbi kõik relvatehingud. Seda, mis avalikkus ei näe, kui palju keegi miks relvi on ostnud, missugused nende, ütleme, võimekused on, kõik on sealt läbi käinud. Ma ei tea, kui kaua see Simm ja Dressen seal istusid. Paar-kolm aastat. Jah, arvestage sellega, et kui need istusid seal 3 aastat, Eesti Kaitsevägi sooritas mingisi relvi, mis iganes, siis on seda, mis näiteks meie Eesti Vabariigi kodanikud ei tea. Isegi parlament ei tea. Ja siis sealt see informatsioon läks otse Venemaale. Mis relvi, mis kogustes on? Mis ainult relvi? Kõik kaubad. Kõik kaubad, strateegilised kaubad, seal on pikk nimekiri, praktiliselt hõlmab. Kas sellist komisjoni on teist veel, kus on nii-öelda 2 riigireeturit nagu kõrvuti istuvad? Ei, võt, mina me ei tea veel, kes on ma just tahtsin seda ka öelda, et seda paberit vaadates tekkis mul kohe küsimus, et kas nüüd peaks kõikide seal nimekirjas olevate inimeste taustakontrolli uuesti üle tegema, et vaadata, kes siis veel on. Aga muidugi see on 10 aastat vana või rohkem kui 10 aastat vana paper. Suurem probleem minu meelest seoses selle Dresseni juhtumiga on minu meelest selles, et Eesti nii-öelda luurekogukond on meie riiki ja rahvast täielikult haledalt alt vedanud või pole välja vedanud. Ja see tähendab tegelikult seda, et Eesti poliitiline juhtkond on alt vedanud meid. Sest et kes siis kontrollib luurajaid? See on see suur uhke, ilus tsiviilkontroll, millest meile president Ilves kogu aeg rääkis, kui oli vaja likvideerida ära sõjaväeluure ja kui oli vaja ära kaotada Kaitseväe juhataja sõltumatus. Seda tsiviilkontrolli siis, kui on vaja kontrollida päriselt, kas meil on luureagentuurides agente, topeltagente, tripeltagente, siis seda ei ole, siis on täiesti hambutu. Mina võin siin paar fakte lihtsalt seda öelda, mis ma olen ka Delfis kirjutanud. Natuke sügavamalt. Loomulikult ma ei saa kõik asju öelda, siis järgmine päev ma olen seal meie kapose kirjutanud seal seletuskirja. Aga mis ma tahtsin teile öelda? Esiteks, ma ei tahaks keskenduda selle Dresseni juhtumile, aga vaadake. Siis ma küsin, kas kapos on iga töötaja kohta mingisugune riskianalüüs tehtud? Võtke Dressen. Lihtsalt, te olete logiliselt mõistavad inimesed. Naine on venelane, kogu aeg käib Venemaal, poiss õpib Inglismaal. Ise käib välismaal kogu aeg. Ja Inglismaal. Palju see õppimine seal maksab? Palju sa selle pesuäriga saad seda pappi? Ära ole kindel, et Eesti riik kinni ei maksa neid õppimisi. Ja üks veel, et kui inimene on 10 päeva kadunud pronksiöö ajal, selle ajal, kui kõik ametnikud peavad tööl olema, siis on väga keeruline ilmselt seda analüüsi teha. Ja ei, aga ma ei tahtnudki seda juhtumil, ju kapo saab oma asjadega ise, aga see, et meie luureteenistuste üle ei ole mingist tõhust kontrolli, seda on maininud ju kõik meie Riigikogus need komisjoni esimehed, kes sellega nagu peaksid tegelema. Need ütlevad, et nendel praktiliselt puudub mingisugune kontrollimismehhanism. Tuleb kapo juht, räägib kõik asjad ära
kõik on tore ja kena, kõik lähevad laiali. aga see seltskond ei olegi, seda on lootusetu loota, et nemad nüüd seda suudaksid. See on kuidagi... Aga kes siis veel tähendab? Ma arvan, et üks küsimus on, mida need komisjonid peavad tegema. Nende ülesanne on püüda vaadata, et nad ei ületa oma volitusi, ütleme tõepoolest, et nad ei hakka riigiks riigis, aga spiooni püüdmiseks nad võimelised ei ole. Aga selleks ongi vaja, et meil oleksid erinevad omavahel mingil määral konkureerivad luureorganid, aga meil neid ei ole. Meil on sisuliselt, eks ole, teabeteenistus ja kapo, mis vaevalt, et teineteist kontrollivad. No kaitse ja luure likvideerimine. Ja see on üks asi. Teine küsimus on see, et ma viiks selle teema natuke laiemaks. Me räägime, me oleme nagu harjunud ühe silmaga ainult vaatama ja see silm vaatab kogu aeg Venemaa poole. Et meie luures, meie poliitikas tegutsevad inimesed, kui nemad Venemaa suunas mingisugused informaatorid on või ükskõik mis asjapulgad nad on, et siis on asjad väga halvasti. Ei ole sõbrad ainult niimoodi. Ka teise silmaga tuleb vaatama hakata. Ka need inimesed, kes töötavad teiste suurriikide luureorganitele, olgu tegemist Hiinaga, olgu tegemist Ameerika Ühendriikidega, olgu tegemist Saksamaaga, ka need inimesed ei ole enam Eesti teenistuses, sest ei maksa arvata, et Saksamaa oma huve sätib meie järgi. Küll ta võtab meie informatsiooni, aga kasutab seda oma huvide ajamiseks. Täpselt sama kehtib Ameerika Ühendriikide puhul. Jah, me võime öelda, et need on meile liitlasriigid, aga need liitlasriigid ja meie huvid, nende huvid ja meie huvid ei kattu 100%. Ja need inimesed, kes töötavad nende riikide eriteenistuste heaks, ei tööta enam 100% tingimusteta ja ilma igasuguste piiranguteta Eesti heaks. Ja see on see, mis on vaatuselt täielikult... Sinu jutu kinnituseks üks värske näide, see Stratfori firma e-kirjade hulgas, et Gruusia siis arvas, et ta teeb hea diili Iisraeliga ja saab neilt droone. Ja nagu selgus, et Venemaal ja Iisraelid olid suuremad huvid. Venemaa andis Iisraelile teatud infot Iraani tegevuse kohta. Iraan andis Gruusia nende droonide koodid, et see on need Stratfori e-kirjadest välja tulnud. Et kas on mingisugune, tähendab, et suurriikide ja kas või väikeriikide luureteenistusel on omad huvid ja uskuda, et nad on meil head onud ainult. Nii nagu on Wikileaksi paberitest praegu välja tulnud või lekitustest välja tulnud, et Rootsi endine välisminister ja peaminister või praegune välisminister ja endine peaminister Carl Bildt on töötanud 70. aastatest alates juba Ameerika luurete heaks. Mis tähendab ju seda, et kui Carl Bildt 90. aastate algul oma abide ja sõprade kaudu ajas väga aktiivselt meie juures poliitikat. Võiks ju nüüd teha nimekirja, kes olid meie kõrgemad riigi ametnikud ja need poliitikud, kes temaga kogu aeg päevast päeva suhtlesid. Me võiksime ka siit teha omad järeldused. Tähendab, küsimus on ikkagi väga lihtne. Kas Eesti on iseseisev riik, kas Eesti poliitikud on nii iseseisvad, et nad saavad alati esindada eelkõige Eesti huve või mitte? Ja siin on väga lihtne. Paneme asjad pikas perspektiivis maha ja me näeme, mis on mis. Öelda, et kas on üldse võimalik, et Eestis nii-öelda riigi reetmisega võetakse vahele keegi, kes töötab Ameerika Ühendriikide või Saksamaa huvides? Vaata, siin on vahe. Kui meil on liitlased, siis liitlastega suhtlemiseks on ametlikud kanalid. Me vahetame ametlikult infot, meil on olemas oma mingisugused tasandid, kes kui palju mida liigutab. Ja see tähendab, et me räägimegi liitlastele kõikidest oma asjadest, aga läbi ametlike kanalite. See ei tähenda seda, et nad võivad veel südame rahus värvata ministeeriumites, peastaapides, ametites veel oma agente, kes siis nii-öelda lisainfot annavad mingisugust muud. See on täpselt samasugune luuretegevus ja täpselt samasugune riigireetmine, nagu oli Dressen või Simm. Siin ei ole lihtsalt küsimus on sellest, kui palju kahju nad sellega rohkem teevad või vähem teevad, kui ohtlik on see, kellele nad annavad seda infot. Aga luurajad on nad ikkagi ja Eesti vaenlased selles mõttes on nad ikkagi. Ja siit tuleb minu meelest nagu kõige ilmsemalt välja, miks sõjaväeluure ära likvideeriti, sest sõjaväeluure ei olnud kellegi taskus, ei olnud läbi imbunud vaenlastest. Seda ma tahtsingi just rääkida, miks seda sõjaväeluuret niimoodi läksid kallale. Kui me vaatame seda ajalugu, siis minu jaoks on Riho Ühtegi, kes on Eesti sõjaväeluure, ütleme niimoodi, vaimne isa. Mis ta tegi? Ta tegi väga lihtsalt. Vanad kaadrid seal ei olnud. Ta võttis Eesti soost ustavaid Eesti Vabariigile ohvitsere, 2-3-4 aastat õpetas välja ja lõi süsteemi, kus rotti ei olnud. Ja see oligi see pind kõikidel, et keegi ei teadnud, et millega need sõjaväeluured tegelevad, aga ma ütlen teile päris ausalt, see töö oli nii kvaliteetne, et Kaitseväe juhtkond alati teadis, mis toimub üle piiri,
mis meie sõjaväe planeerimiseks oli vaja. Ja siis hakkasid need üritused. Esimene üritus tegi Simm, mäletate? Niisugune oli reetur. Ta hakkas lausa nõudma ja pinda käima. Ma mäletan seda perioodi, et sõjaväeluure hakkaks suhtlema oma välispartneritega läbi Simm. See sai ära tõrjutud, need suhtlesid otse. See ei olnud kontrollitav. Teine ilmus kohe meil härra Kannik. Tema oli presidendi... Ei ole, ta oli kantsler. Ja siis see oli teine laine, ütleme niimoodi, et ta kohe nõudis, et meie sõjaväeluurejad viiksid valitsuse teabeametisse. No selle alluvusse. Järelikult informatsioon oleks sealt jälle edasi jooksnud. Aga kui te võtate 5-6 aastat, isegi rohkem tagasi, siis luureteenistuste areng Eesti Vabariigis võis minna 2 teed. Esimene, ma ei hakka seda ametlikult tooma, oli üks variant, kus oleks toimunud see konkurents, kontrollitus ja nii edasi, ja oli teine variant. Ja millegi pärast selle esimene variant visati välja ja mindi kurat selle teist teed, mis oli kõige viletsam. Ja tol ajal siis leiti mingisugune näiline põhjus, mäletate, prokuratuur, kapo, kõik, ussi, pesa, kõik ajati töötav süsteem laiali. Tuletame meelde, et president isiklikult väga jõuliselt sekkus selle jaoks, et sõjaväeluuret laiali saata. Väga jõuliselt pärast isiklikult. Tulid sinna, küsimus on selles, kes selle Ilvesele seda kõik, meie presidendile seda kõiki ette söötis. Miks sa Ligi ära unustad? Tema oli minister sellel ajal. Ja, Ligi loomulikult ka. Ja mis siis toimus? Toimus see, et kapo tuli sisse, võiti kõik andmebaasid, kõik arvutid, kõik värgid võiti ära. Kusjuures ma võin käe südamele panna, see on seni veel riigisaladuse all, need töötasid väga hästi. Aga kuidas meil lekib, ma toon teile näide. Kuskil 10-11 kindral Laanovas kirjutab minu määramise käskirja alla, kui ma olin maaväe staabi üle maaväe üles annetes, siis kuskil avalikes ei tea mitte midagi, 2-3 paiku on ameeriklaste juures see Independent Day. Mina seisan, tuleb Venemaa atašee esimene või teine abi, kurat teab, palju neid on, keegi pole seal neid lugenud, ja tuleb minu juurde rõõmsalt ja ütleb, pozdravляю, õnnitle. Seda öelda, et Rott oli kusagil seal pesast. Kaitseministeeriumis. Sest kõik käskirjad lähevad sinna autotot, anna ma lõpetan ära. Ja võt selle pärast oligi, ma ütlen teile venelastel, ja võib-olla teistel ka luured, ei olnud meie sõjaväe luure oma käppa sees. Keegi ei teadnud, aga töötasid need väga hästi, ma ütlen teile päris ausalt. See kaader oli väga professionaalne. Kõik need kriminaalasjad ei jõudnud mitte kuskile ja mitte keegi ei suvatsenudki nende poiste ees selle töö, mis on ära teinud, isegi vabalt. Aga kas sa tahad öelda niimoodi, et kas need isikud, keda sa nimetasid siin, Indrek Kannik või Herman Simmist oli juba juttu ja Ligist ja Ilvesest, et ka nende seas võib olla see, kes oli huvitatud, et selline iseseisev luureüksus ära kaoks, sisuliselt Rott. Ja küsimus on selles, kas on isiklikult või ei olnud. Kapo ju tegelikult, vaata kui palju asju ta enda peale võttis. Keskkriminaalpolitsei funktsioon likvideeriti ära, sõjaväeluure asjad. Ja ma teile päris ütlen, ja mina olen ausalt küsinud kapo poiste käest, et vaadake, kui riigis toimub mingisugune kriis, toimub mobilisatsioon. Kaitsevägi paneb igal pool need mobilisatsioonipunktid välja. Siis reeglina mobilisatsioonipunktis peab istuma julgeolekutöötaja, enne sõjaväeluure laiali, seal oli sõjaväeluure. Ja ta kontrollib, sest et sellel ajal vastane taktikalise tasandile püüab oma neid sisse saata. Ja ma siis küsin kapo poiste eest, et okei, rahuaeg on tore, kontrollite need lubasid, aga mis see ajal, mis me toime? Aga need ütlesid mulle, meil ei ole võimekust seda teha. Ups! Ja teine asi, ja siis oli meil suur kapo juht. Tema vaatas mulle silma, ütles, et ta sõda ei tule, mis on mured. Kellest sa räägid, Raivo Ajast? Ei. Okay. Aga mina ütleksin seda, vaata kõik need asjad, mida sõjaväeluurele omal ajal ette heideti, et nad tegelevad ebaseadusliku luurega ja et nad rikuvad seda teist ja kolmandat seadust. Vaatame nüüd seda, kuidas siis kapo on
erinevaid seaduseid siis suurepäraselt täitnud, kuidas nad kuulavad inimesi ilma loata pealt, kuidas nad sekkuvad poliitikasse kõige otsesemal moel. Noh, me ei räägi isegi siin mingisuguste parteikontorite läbiotsimisest, aga eriti magus lugu, eks ole, seesama Dressen oli tema peale seda, kui ta siis aprillimässu ajal ennast purju ja ära kadus, alandati teda ametiredelil tegelema äärmuslike rühmitustega ja või ütleme siis erinevate väikeparteidega. Vabandust. Ja tema siis tegeles, ütleme siis minu taolistega näiteks või kelle iganesega, kes siis käivad selle poliitilisel peavoolule närvidele ja tegeles ka muuhulgas Vene parteidega Eestis, eks ole, kellest üks nüüd on sotsidega rõõmsalt ühinenud, EIP-ga, kes on meie siis nii-öelda ametlik äärmuslaste seltskond Eestis, keda igal aastal Kapo aastaraamatus tuuakse siis esile kui hästi vaos hoitud äärmuslaste seltskonda. Et noh, see kõik on tsirkus esiteks ja teiseks see kõik on läbimõeldud selline ämblikuvõrgu mäng ja siia juurde toome lood sellest, kuidas, eks ole, Kapo käib Lõuna-Eestis relvi konfiskeerimas inimestelt, lastes seal juures, eks ole, läbiotsimise käigus inimesi maha või kuidas Kapo töötajad sõidavad liikluses kellegi surnuks ja mitte kunagi, mitte keegi, mitte millegi eest ei vastuta. Ei sisejuurdluseid, ei mingisuguseid kas Simmi eest sai keegi karistada? Täiesti Stressini eest lendab mõni pea. Minu küsimus on kaadripoliitika üleüldiselt. Vaatame nüüd 90-ndate alguses, kui neid ameteid loodi, siis tehti muidugi praak, aga see praak kestab 20 aastat. Vaadake Simmi CV järgi, kus on kirjas Leningradi siseministeeriumi akadeemia lõpetaja. Seda nimetati KGB akadeemiaks omal ajal, et temaga oleks lihtne lahendus olnud, suunatada kriminaaljälitusse mingit pätte taga ajama mingisuguseid poevargaid ja rahu oleks majas olnud. Ta pandi NATO saladusi ja ma räägin Dressen sama lugu. Vaata tema CV-d, tema mingi magistritöö äärmuslastest oli sama hea kui Notšnoi Dorzori manifest, kuidas Eestis, Lätis tõuseb pead fašism hommikust õhtuni, et lugege, imestage, tähendab, kes seal töötavad, tähendab, mis see kaadripoliitika, üks näide veel. Härra Pihl läheb tööle Vene firmasse, Vene riigi firma, kus ta praegu töötab. Kas see on normaalne? Kas sina võiksid Gazpromi kohe minna kuskile tööle pärast siin lõpetamist? No Schröder ja Pihl võivad, eks ole. Et mis kaadripoliitika see on? Et kui täitsa kõrvalt seisja pilguga vaadates, et ei ole võimalik selliseid inimesi hoida sellisel kohal. Ja siis veel üks näide, et Kapo töötajatel on keelatud Venemaale sõita, loomulikult. Aga sel pole tähtis, kas vend, õde, laps sõidab iga päev Moskva rongiga, see on ju süüdimatu suhtumine, et las nad sõidavad, et see ei ole enam äri. Kas ta peab ise sõitma Kremlisse ja tagasi? Ma tahan sul näite, meie läksime 2009 aastal rahvusliku liikumisega, tahtsime minna Läti legionäride päevale külla. Ja sel päeval oli Eesti-Läti piir tihedalt suletud, mõne aja tagant olid mingid patrullid ja meid ei lastudki üle piiri, sest et meie olime äärmuslased, ohtlikud inimesed, keda siis Eesti Kapo koostöös Läti julgeolekuga takistas Läti legionäride päeva tähistama minemast. Teine luure tegi oma tööd hästi Eesti riigi luureasutuses istuvad Eesti maksumaksja palgal inimesed, kes tegelevad Eesti sisepoliitika korraldamisega ja Eesti rahvuslaste tagakiusamisega sõna otseses mõttes. Ja kelleski ei tekita see ühtegi küsimust, mitte kunagi. Aga ma toon ühe ajaloolise paralleeli sellele samale jutule, mida sa just ajasid, Anti. Ameerika Ühendriikides 40 aasta lõpul, 50 aasta algul puhkes nii-öelda makartismi periood ja me kõik teame, et see oli väga hirmus ja halb periood. See oli kommunistide vastane nõiajaht, eks ole. Nii, kui palju seal lendas päid? 2 inimest mõisteti surma. Julius ja Ethel Rosenberg, kes andsid Nõukogude Liidule, müüsid maha tuumasaladused. Tänu sellele Nõukogude Liit sai, mitte ainult, aga tänu sellele suuresti Nõukogude Liit sai tuumariigiks. Mõisteti süüdi vale vandumise eest Alger Hiss, ainukene kõrgem riigiametnik. Aga ülejäänud inimesed, kes olid Joseph McCarthy nimekirjas, keegi kannatada ei saanud. Välja arvatud mingid näitlejad, mingisugused lauljad, mingisugused poliitilisest establishmentist väljaspool seisvad inimesed. Kuid see, millega McCarthy välja tuli, oli see, et tal on 200 nimeline nimekiri nendest inimestest, kes on kommunistide agendid või salakommunistid.
aga nende inimestega ei juhtunud mitte midagi. Täna sõimatakse kõigis ajalooõpikutes USA-s ainult McCarthy't, kes tegi aga ma tahan öelda veel, lihtsalt. 2 aastat tagasi, vist umbes 2 aastat tagasi, ilmus Ameerika Ühendriikides põhjalik uurimus, kuna nüüd avalesid kõik FBI ja CIA arhiivid, mis olid kogu aeg salastatud, mis tõestavad, et mitte iga inimese puhul, kuid paljude nimede puhul, paljude süüdistuste puhul oli McCarthy'l õigus. Ja meil on täpselt sama lugu. Ma muidugi ei ole kindel, kas meie arhiivid üldse kunagi avanevad ja kas neid kätte on võimalik saada, aga ma olen täiesti kindel, ma ei taha siin McCarthy't mängida, aga lihtsalt puht visuaalse vaatluse teel. Kuule, võiksin ma kokku panna nimekirja inimestest, kellede puhul mul on kahtlusi. Kuule, tead, ma küsin teie käest, arvased. Kannik lahkus presidendi juures. Kus ta nüüd töötab? Ei olegi vaadata. Räägi meile, kus ta töötab. Valitsusteabeteenistus. No, suurepärane. Ma ei tea, kas see on 100%, aga no... Kuulge, te millest mäletate, et sama see Jüri Piht, kellest me rääkisime ju paar aastat tagasi, millal see oli, kui ta ju läks kaposse, tegi avalduse ja süüdistas riigi reetmises nii-öelda peaminister Ansipit, justiitsminister Langi ja vist oli ka Ligit. Jah, mäletate, kuidas see lõppes ära niimoodi. Aga mina ütleks veel kord, et siin tuleb ikkagi küsimus, et kes peab kontrollima neid kontrollijaid ja see ei saa olla keegi muu parlamentaarses riigis kui parlament. Tähendab, me keegi ei usu, et täitev võim omaenda seda tööriista niimoodi kontrollima hakkab. Ja järelikult, kui siiamaani ei ole see õnnestunud, meil istuvad need hambutud kapo komisjonid ja korruptsioonivastased komisjonid, siis tuleb läheneda asjale teistmoodi, läheneda nii nagu Ameerikas on, et sul moodustatakse erikomisjon, kellel on kohtuvõimu õigused, kes saab panna sind all tunnistama, kes saab välja nõuda dokumente, kes saab korraldada ülekuulamisi ja kellel loomulikult on neil ka siis, eks ole, salastatuse kohustus ja niisugused asjad. Aga neil on selge vastutus ja ainult see on viis, sest et lõppkokkuvõttes parlament on see, kes kannab vastutust rahva ees, eks ole, ja mitte keegi teine ei saa, ei oma moraalset autoriteeti, ei oma sellist puutumatust ja ei ole sellisel positsioonil, et teda, vähemalt teoreetiliselt on neid väga raske ähvardada, ära osta ja hirmutada. Sa räägid nagu teoreetiliselt, aga ma küsin, et kas see on reaalne praegu, arvestades Eesti parlamenti, milline ta reaalselt on? On need komisjonid... Kas see on reaalne? Hetkel see ei ole reaalne, aga me ei saa lähtuda sellest, et hetkel see ei ole reaalne. Me peame ikkagi rääkima asjadest, nagu need olema peaksid ja me peaksime ikkagi avalikkusele selgeks tegema, et asjad ei pea käima nii, nagu nad Eestis praegu käivad, vaid asjad peavad käima teistmoodi. See on avalik arvamus, mis ikkagi mingil määral saab mõjutada. Avalik arvamus on juba mõjutanud praegu võimu, nagu me näeme. Ei no lõpuks need rotid kõik seal istuvad ju meie raha eest. Meie maksame kinni selle, et Eesti riigi aparaat on sisuliselt kaaperdatud FSB poolt. Ja kuulge, vaadake seda asja ka veel. Kuidas siis käis? SIM avastati välismaal, eks ole. Siin ei liigutatud lillegi sellest. Ja Rott istus praktiliselt 15 aastast igal pool. Ja tema CV-s oli kirjas ka... mulle NATO saale luba. Õnnitlen. Kas ma saan? Ega sina ometi Rott ju. Kas ma saan või ei saa? Dresseni naine müüs pesu nii palju, kui süda lostis. Et temal on isikuvabadus sõita kuhu tahas Moskvasse kas või iga nädal. Et see on ju puhas praak lihtsalt. See on lihtsalt praak. Dressen ise käis Läti vahet kogu aeg. Ma küsin lihtsalt kvaliteedinõudeid, et kas ei saaks nagu... Kuulge, näidake lihtsalt kodanikule tänavalt ja ta viskab selle prügikasti, ta ütleb, see inimene ei saa kapas töötada. Kui palju endiseid KGB-te võeti alguses tööle, ma ei tea, aga on läbi käinud kümneid nimesid, eks ole. Et mida nad seal tegid? Võeti muide 93. aastal Mart Laari valitsuse ajal ja siis, kui Lagle Parek oli siseminister. Aga ma ei mõistame ka seda, et 90-ndatel oli üldse palju praaki. Need kohtunikud, kes korruptsiooniga vahele jäävad. Lihtsalt 100 kohtunikku nimetati kiirelt, sest oli vaja justkui midagi teha. Lätis muide tehti seda 10-aastase tähtajaga, siis vaadati need näod üle. Ja see kõik see kohtunike korruptsioon, see on see kaadripoliitika, mida tehti kiiresti. Tõmbame selle teema nüüd kinni ja mul on üks väike provokatiivne küsimus. Sest mina juba seda oma 5 aastat ei vaata. Kuidas sulle paraad ja kõned meeldisid? Hästi lühid. Ma vihastasin ennast loomulikult herneks selle üle, et paraad viidi Tallinnast minema, sest et Tallinnas on Eesti riiki vaja näidata. Aga Tartu... Tähendab, ei see, et Tartus on paraad, mul ei ole sellest kahju ega midagi vastu, aga siis oleks pidanud 2 paraadi vähemalt olema.
ja Jõhvis ka ja Narvas ka. Aga muidugi oli nii presidendi kõne vabariigi aastapäeval, mulle absoluutselt ei meeldinud. Just sellepärast, et ta võis isegi rääkida õigeid asju, aga tema suust kõlas see kõik haledalt. Ja loomulikult uue kaitseväe juhataja kõne oli minu meelest koolikirjandi tase lihtsalt. See oli lihtsalt mage muiutamine, täpselt sellise mulje jättis see kõne, et ma räägin seda, mida on vaja, et karjääriredelil ühtegi probleemi ei tekiks. Aga jumala teenistus, kuidas, miks ta vahele jäi? Seda ei saagi aru, kuhu see kadus, sest lihtsalt on plaanis, aga kaob ära lihtsalt. See on ka jällegi professionaalsuse tase minu meelest. Lehes ilmus üks artikkel, et oli Ago Pajur, kes ütles, et vana vabariigi ajal oli 10 kohalikke paraade, tuletõrjujad, politseinikud. Miks mitte teha seda kohalikul tasemel rohkem, mitte paanid seda, kuhu see peab täpselt toimuma? Mulle on mõistetamatu, kuidas saab presidendi proua nipsu lüüa ja kogu sõjavägi kolib teise linna. Sellepärast, et tema ei viitsi hommikul olla ühes linnas ja õhtul teises linnas. Kuulge, okei, aga see võib-olla jumalat ei olnud selle ajal kodus, kui see jumala teenistus ära jäeti. Sotsist president lihtsalt ei pidanud vajalikuks, võib-olla. Ma ei tea, sest et sotsialistid on meil ju sellised jumalavallatud. Aga tuleme palju nii-öelda reaalsema juurde, et täna on esmas või tähendab, jah. Ja tegelikult see nädal on ju, võib nagu ajalukku minna nii-öelda sellise Eesti taasiseseisvumise kõige märkimisväärse streigilainega esmaspäeval Narva bussijuhid ja reedel võimalik, kui see nii on, võimalik ka energeetikud äkki keeravad poole peale, kuigi rindeteated kiiresti muutuvad, õpetajad sel nädala keskel ja nii edasi. Et mis siis toimub praegu, kas on pudrupada on kuidagi mina ütleks seda, et ise gümnaasiumi riigikaitseõpetajana võin öelda küll, et õpetajate streigil on tugev uba sees, et ega neid ei kuulata ja see palgaga ja ületundidega on tõesti probleemid. Aga teine probleem on see, et praeguses olukorras, kus hakkavad gümnaasiumid raks ja raks kinni minema, siis tegelikult veel konkurents nendel gümnaasiumi õpetajate vahel hakkab tõusma, et paljud jäävad töötuks, nii et väga raske on seda saavutada tulemus, sest jalgadega hääletamine on kõige efektiivsem. Kui päästjad hakkavad lihtsalt töölt ära minema, siis tõstetakse palka. Aga kui õpetajatel massilist töölt ära minekut veel ei tule, siis küsitakse, mis teil viga on. Aga teine tera on see, et kui nüüd siin transporditöötajad hakkavad 8. märtsil lihtsalt teevad riigipühaks ja puhkepäevaks ja Narva energeetikud ütlevad, et keerame katlad kinni, siis sealt otsast ma ei saa aru, mis neil täpselt viga on. Et kohati tundub, et FSB võib olla leidnud endale uue põneva objekti, kuidas elekter Eestis välja lülitada. Et ma ei tea, kui palju, kui ei ole seal ametiühingutes mõnda tublit FSB meest Narva energeetikute juures, siis saadetakse varsti, sest üks kangi liigutus ja Eesti Vabariik on pime. Et nad ähvardasid päris... Mäletate, mis ütles viimane KGB üle? Mäletate? Rein Sillani. Mäletate? Tema kes küsiti, et kui palju on siis teie kaastöötajad siin? Neid on vist väga palju, kes siia Eestisse jäävad peale. Ta ütles väga lihtsalt, et ega nii palju neid ei ole. Palju neid on. Ja ma ei imesta, kui seal on ka. Aga mina ütleks, et õpetajate streigi kohta niimoodi, et ma põhimõtteliselt ka pooldan seda, ehkki ma leian, et probleem ei ole mitte õpetajate palgas, sest et kui sa lähed ükskõik millisesse maakonda väljaspool Tartut või Harjumaad, siis on õpetaja palk üle keskmise maakonna palga juba praegu, nii et selles mõttes see nõue on üldme avalikkusele võib-olla arusaamatu. Küsimus on selles, et mida selle palga eest õpetaja tegema peab ja see on selge, et koolisüsteem on praegu inimvaenulik nii õpilase kui õpetaja suhtes ja pigistab lihtsalt inimesi tühjaks. Ja see on tegelik, seda teemat tuleks rohkem arutada, et mida selle palga eest nõutakse neilt inimestel, mida nad tegema selle eest peavad. Aga nüüd on juhtunud väga inetu lugu, et õiglaseid nõudmisi või sellist tõeliselt selgelt majanduslikku või sotsiaalset nõudmisi esitava õpetajate streik on muutunud ühtäkki kaaperdatud selgelt, ütleme siis mingisuguse riigivaenulike elemendi poolt ja minu meelest kogu sellest praegusest streigilainest väga üheselt kumab läbi see, et sotsid, kes on
väga selgelt läinud, eks ole, koostööle venelastega, üritavad tekitada õhustikku, mille käigus kukutada valitsust ja ise võimule tulla. Sellega tegeleb Ilves süstemaatiliselt sõnavõttudega, ta tegeleb ainult ühe asjaga, et sotse võimule upitada. Sellega tegelevad ametiühingud nii Tallinnas, nii energiasektoris, nii transpordisektoris kui ka hariduses. Ja see ongi kogu mäng. Ja siin tuleb juurde kolmas element, millest me ka siin oleme rääkinud, kui me rääkisime sellest Läti referendumist, keelereferendumist, et me näeme seda küllaltki kiiresti sündmuste pealt, kas venelased on võtnud meid sihikule, kas Moskva on võtnud meid sihikule või ei ole ja minu meelest selgelt on võtnud meid sihikule ja on hakanud väga teravalt sekkuma Eesti sisepoliitikasse. Sotside puhul ongi see nüüd, et tuleb ikkagi vaadata seda nende liitumist Vene erakonnaga Eestis ja see on nüüd siis Moskvale see kiirtee. Venelased valitsusse viia, venelased viia reaalselt täidesaatva võimu juurde Eestis. Ja me võime muidugi öelda, et nad on lojaalsed Eesti Vabariigi kodanikud ja kõik on kõigega paremas korras. Neil kui kodanikel on samasugused õigused nagu eestlastest kodanikel, aga kui me nüüd ikkagi võtame endal sellised ideoloogilised klapid eest ära, silmaklapid maha, siis me näeme, et tõenäoliselt ei ole need inimesed, kes eelmise valimiskampaania ajal Vene erakonna Eestis näol esitasid kandidaate, kes olid selgelt Eesti vaenulikud ja kogu selle erakonna platvorm oli ikkagi väga kahtlaselt Eesti vaenuliku suunitlusega, et need nüüd sotsidega ühinedes muutusid äkitselt kõik lojaalseteks Eesti Vabariigi kodanikeks ja veel suuremateks patriootideks, kui kõige suuremad eestlastest Eesti patrioodid on. Seda me kohe kuidagi ei saa uskuda, aga siin on väga selgelt näha see, et tegemist on sotside kaudu venelaste võimu juurde viimisega. Keskerakond ei ole Moskva lootusi õigustanud. Keskerakond lükatakse, manööverdatakse tasapisi kõrvale ja kasutatakse ära siis sotse, kelle populaarsus tundub tõusvat ja sisuliselt on tegemist nii-öelda Trooja hobuse toomisega Toompeale, barbarite laskmisega Tsitadelli. Kui meil ütleme niimoodi, et meil on nagu linn, antiiklinn, kus ka barbareid elab linnamüüride vahel, siis Tsitadell on olnud kogu aeg ikkagi barbarite kontrolli alt väljas, siis nüüd toimetatakse barbarid selle manöövriga, Trooja hobusega ka Tsitadelli ja see on kogu selle mängu nimi. Ja kui me nüüd tuleme natukene seostame seda ka oma eelmise teemaga, siis vaatame, kes selles mängus mis positsioonil on ja kes seda mängu mängib. Kes räägib meile kodanikupõhisest riigist, kes räägib meile kõike seda ilusat loba, selle inimese puhul on kaks võimalust. Ta on kas lihtsalt loll, ta on kasulik idioot või ta on kellegi teenistuses. Teate, mis ma teile ütlen? Sa ütlesid, et sulle presidendi kõne ei meeldinud. Kõne läda polnud midagi. Aga küsimus on minu jaoks alati olnud see, et miks omal ajal Nõukogude Liidu armee lagunes? Miks Dedovšina tuli mis iganes? Vaata, on kaks asja. Nagu mina olen alati rakendanud, tee nagu mina või tee nagu mina ütlesin. Ja mäletad, tuli mulle ka kutse, ma käin iga aasta koolis midagi tunde lugemus ja seekord ma keeldusin, tead miks? Sest meil oli teema ette antud. Me pidime presidendi kõne aluseks võtma. Miks on seda asja, miks Eestis on siis hästi elada? Vot kui president räägib niimoodi, ise läheb Soome lõikusele, see kuidagi ei klapi. Vot selles ongi küsimus, nagu Brežnevi ajal mäletad. Loosungid olid ühed, elu toimetas natuke teistmoodi. Ilvesel on väga palju topeltstandardeid. Ei, see on topeltstandard, mis ma räägin. Aga ma tahtsin teie käest küsida. Vot streigilaine, okei. 8. ma saan aru nendes venelastel, 8. märts on nende jaoks püha. Parem streikida, siis saab ametlikult tina panna. Kõik on tore. Ja, aga ma tahtsin teie käest teist asja küsida. Kas need streigilained selle nädaga lõpevad? Ei. Ma arvan, et... Aga kujutage ette nüüd, et kui õpetajad midagi saavutavad, mis siis hädasi? Siin on väga selgelt näha praegu see, kuidas mõnes mõttes ma võime öelda, et Ansip ja enne teda Lang oma rumalate ja ülbete seisukohavõttude ja käitumisega lasid paisu tagant valla selle kuhjunud rahulolematuse. Aga nüüd momentumit on ära kasutanud Eesti vaenulikud jõud ja üritavad seda atmosfääri, seda rahulolematuse atmosfääri kaaperdada. Ja vaat see on see Narva energeetikute, Narva bussijuhtide ja igasuguste muude tegelaste streigi üks tagapõhi. Jaa, üks tagapõhi, ma olen nõus sellega laua taga istudes. Ma olen Narvaga hästi kursis ja väga värskelt ja ausalt öeldes see pilt on kohutav.
ja rääkida siin mingi sotside kaaperdamisest või kellegi teise tundub kohatu. Inimeste kannatused on täiesti üle igasuguse piiri. Loomulikult kasutatakse seda ära, aga ütleme niimoodi, et kui te ei ole Narvas käinud viimasel ajal ja seal nii-öelda inimestega rääkinud, siis ma väidan, et ei tea, mis tegelikult toimub. Asi on tõesti nagu ülimalt plahvatusohtlik. Ja mitte ainult Narvas. Kes selle põhjustaja on? Kas Eesti Vabariik või selle linna enda sisemised probleemid? Sisemised ja nii edasi. No ma ei hakka rääkima Kreenholmis, kus on sisuliselt ära kadunud nii-öelda elektrijaamade korstnate arv on vähenenud ja nii edasi. Kõik, ütleme niimoodi, tööpuudus väga suur ja nii edasi. Nii et kui Tallinnas istudes või Tartus või Pärnus kusagil, te ei kujuta ette, mis tegelikult Eesti riik on tegelikult ära unustanud. Mina kujutan täpselt ette, et see, mis Narvas juhtus, näiteks see suur ketrusfaabrik Kreenholm, see on sama sündroom, mis toimub Itaalias, Portugalis, igal pool. Kõik odavad tööd Hiinasse, siia jääb ainult nii-öelda muuseumi teemapark tõenäoliselt, kus on Inglismaal palju vanu tehaseid, mida saab vaatamas käia turistidele näidata. See on suur protsess, mis käib Portugalist Kreenholmini. Kõik odavad tööd Hiinasse ja omad töölised tänavale. Sa räägid õigi, sina räägid ka, aga siin on üks probleem. Minnes tööle oma valitsusse, mina sain ühest asjast aru, et selle riigil ei puudub igasugune regionaalpoliitika. Ei ole mingisugust, võta see näide, jagatakse Eesti 4, igal pool peaks olema nagu üks regionaalkeskus, aga millegipärast inimesed, seesama Paides peavad ühte asja siia ajama, teist asja siia, mitte ühte keskusse. Regionaalpoliitika. Ja kui te mäletate, oli väga hea, et see plahvatuslik olukord Ida-Virumaal ära hoida. Oli välja töötatud väga hea regionaalpoliitika mingisugune kava, et kuidas seda arendada, et see kõik need venelased oleks seal rahul ja kõik. Kuhu seda visati? Aga mina näen, et Jõhvis kerkib uus politsei päästemaja, seal kerkis võimas kontserdimaja, et midagi toimub. Jõhvis ei ole midagi. Toimub, aga Jõhvi on vaata geograafia kaardi pealt. Geograafia kaardi pealt, aga venelased on seal enamus. Jõhvi on sama eestilik linn, nagu on Tallinn, umbes pooleks. Ja Jõhvis on täiesti võimalik eesti keeles ära elada. Narvas ei ole. Narva on täiesti vene linn. Aga mis ma tahan öelda on see kaks asja, et üks asi on, ega Narvas või ütleme Virumaal see elu ei ole oluliselt palju hullem või parem, kui on Lõuna-Eestis või Lääne-Eestis või kusagil mujal. Lihtsalt vahe on selles, et seal on tihedam elanike kontsentratsioon, et nad on Venemaa propaganda mõjusfääris ja et neil on teine temperament. Aga teine asi on see, et kui meil oleks oidu asjadega tegeleda ilma jällegistki poliitkorrektse ideoloogia silmaklappideta, siis Peterburi regioon või Leningradi regioon on majandusbuumis praegu ja vajab hirmsasti töökäsi. Me saaksime väga paljudest oma venelastest vähemalt ajutiselt piiri taha tööle saata. Ja mis võtaks küllaltki palju pingeid maha, aga sellega meil loomulikult ka ei tegele. Sellega peaks nagu tegelema, ma tahan öelda seda lühidalt, et ja Tallinn peaks väga tõsiselt vaatama sinna poole. No mina tahtsin öelda seda, et see, mida sa ütlesid siin, et Narva on unustatud, et see on just see, millele tulebki tähelepanu juhtida. Me nagu avastaksime praegu 20 aastat hiljem, kui 93. aastal oli, eks ole, Narvas Ida-Virumaa autonoomia referendum, eks ole, aga nüüd me äkki aastal 2012 avastame, kusjuures, mida on Kaapo teinud. Mida on see sama Kaapo teinud? Kas nemad ei ole valitsusele ette kandnud, et seal pinged kuhjuvad, et seal on võimalik energeetikute väljaastumine, et Kreenholmi sulgemine tähendab seda, et võib tekkida sotsiaalse plahvatuse oht. Mida need tüübid on istunud seal? Ma arvan, et Raivo ajal on need analüüsid laua peal, ma arvan. Aga midagi ei toimu. Toimub see, et ühel hetkel võib tõesti olla niimoodi, et nad moodustavad oma mingisuguse rahvamaleva seal, piiravad oma elektrijaamad sisse ja ütlevad, me kedagi siia ei lase, lülitame välja ja nii edasi, eks ole. Mis te ütlesid täna, kui te panite tähelepanekut, mis ütlesite? Kui meie oleme nende pultide blokkide juures, kuidagi see süsteem... Nad ütlesid ju nii, et... Aga kui meid sealt kõrveldatakse, vot siis tagajärgede eest me ei vastu. Et streigimurdjaid nemad ei talu ja siis lendab mõni katel õhku, mis maksab miljardi. Siin on ikkagi väga selgelt näha see, et me oleme esiteks 20 aastat tegemata jätnud selle, millest Martin rääkis. See asi, mina pakkusin välja juba kuskil 90 aastate keskel mitmetele meie poliitikutele, et Ida-Virumaalt tuleks venelasi hakata hajutama. Välismaale, Venemaale, üle Eesti tuleb luua töökohtade vastav, ühesõnaga tööhõive poliitika
mis aitab seda kontsentratsiooni, kasutame sõna, seda mädapaiset tasapisi opereerida. Mitte midagi ei ole juhtunud. Räägiti sellest, et eestlased peavad minema Ida-Virumaal elama. No mõni on läinud ka, aga selge on see, et kui seal ei ole tööhõivet, kui ei ole mingit soodustusi, eestlased ei lähe sinna. Ja peale selle meil ei ole seda demograafilist ressurssi. Aga see, mis puudutab eesti keelt seal, no ma võin tulla näide. Ma käin seal õppusteid vaatamas ja siis minu keskmine poiss, vanem poiss väga hästi räägib vene keelt, keskmine absoluutselt ei räägi. Ta tahtis midagi osta, läks poodi, tuleb tagasi pisar silmas. Ma ütlesin, mis juhtus? Ta ütles, et ma rääkisin eesti keeles aru ei saada. Ma räägin inglise keeles aru ei saada. Ma tahan süüa. Ma ütlesin, no istu okei, ma lähen ostan sulle. See on näitelis. Aga noh, Narva on, see on nagu üks väga, ütleme siis, terav aspekt kogu selle streigilaine juures. Tegelikult, kui me mõtleme natuke tagasi, siis see streigilaine algas ju just täpselt, eks ole, õpetajatest, päästjatest, kogu sellest ja see rahulolematus Eesti valitsuse vastu on tegelikult äärmiselt suur ja siin on vahe 2007. aastal, kui venelased mässama hakkasid, siis Eesti inimesed väga distsiplineeritult kuulasid, mis valitsus ütles ja tegid täpselt mida kästi ja tulid oma riigi kaitseks välja. Ma ei usu, et seekord tullakse Ansipi kaitseks välja. Ansip on ennast täielikult nurka mänginud ja see on see, mida ma olen rääkinud umbes 10 aastat, et Eesti riik on võimalik, et püsib ainult sellisel juhul, kui ta toetab eestlastele. Ja kui eestlased ütlevad, et kuulge, unustage ära, me ei maksa kreeklastele makse, me ei maksa mingisugustele sakslaste pankadele, me ei ole nõus sellega, et meie maksud tõusevad ja meil teenused vähenevad. Kui eestlased ütlevad, et aitab, meie seda jama ei toeta enam, siis kukub see kokku nagu kaardimajakene. Ja praegu ongi, läheneme sellele olukorrale, kus valitsusel tegelikult ei ole mitte kellegile toetada. Nad on integreerinud meid 20 aastat, kogu selle integratsiooni tulemuseks on see, et igas ministeeriumis ja ametis istub meil koduvenelane, kes siis nii-öelda näitab, et me oleme kõik suured sõbrad. Ja eestlased aina rohkem ja rohkem pettunud oma enda riigis ja ei tule enam seda valitsust kaitsma, sest et see valitsus ja riik tähendab nende jaoks ühte ja sama asja ja see valitsus kubiseb siin meil dressenitest, simmidest ja lihtsalt ülbetest poliitikut. Tahate öelda niimoodi, et see streigilaine või see, mis see nädal tuleb, et nagu see protsess nagu jätkub? Ja kindlasti. Üks kaudne põhjus veel. Selge see, et kes kõige rohkem kannatavad euroga kaasa tulnud hinnatõusude ja elektri hinnatõusude, sooja hinnatõusude all. See on just see reatöötaja, et üleval räägitakse müstilistest investeeringutest edasi, aga reaalselt ongi, et kes käib poes, vaatab, et kuulge 600-700 krooni on normaalne juba, kui poes ära läheb suuremale perele. Meile tahetakse ette nagu suurt võidusõnumit, et elektri hind, elektrituru avanemisega seoses võib tõusta kuni 50%. Mõelge, kui hästi. Me avame elektrituru ja hind tõuseb 50%. Mõtle, mida me saavutanud oleme. Ja teiseks inimesed leppisid 2007, et olevat kriis olnud, aga nüüd öeldakse ju, et elu läheb mühinal edasi, aga samal ajal toimetulek on tavainimesel halvenenud, siis tal on nagu sisemine tunne, et ma ei tule toime. Tuleme tagasi eilse päeva juurde, kui Vladimiri poeg Putin sai taas mandaadi Venemaa valitsemiseks. Mina vaatasin teda üsna kaua öösel, palju huvitavam ausalt öeldes oli seda Kanal 1 vaadata seda poliitilist diskussiooni ja edasi, kui Eesti televisioonis ka nii et nagu öö ja päev. Kaamera nagu preemia, seal ei olegi midagi vaadata. Nagu sa ütlesid, Vladimiri poeg, kui ta Maneži väljakul rääkis oma... Tal oli pisar, oli vasaku silma või parema silma all. See oli vist siukene kange FSB mees. Võib-olla tuulest või see oli valem valmis pandud pisar, sest tulemus oli siiski hästi ette organiseeritud ja tähendab, et ma just arvestasin täna, et mitu aastat siis on olnud emakesel Venemaal on olnud sõnavabadust, mis käib igasuguse vaba valimiste juurde näiteks. See on, ütleme, maksimaalselt 10 aastat enne Putini peaministriks määramist, enne seda uut Tšetšeenia sõda, kus hakati kohe kruvisid rängalt keerama. Et ütleme, 10 aastat, 91, 2001 sinna kanti enam-vähem oli mingisugust, isegi kohati päris suur meediavabadus. Et selleks, et ausad valimised toimuks, peavad olema paljud komponendid. Meediavabadus, see seal puudub juba üle 10 aasta, Echo Moskva ja Novaya Gazeta veel eksisteerivad. Siis puudub seal loomulikult parteide registreerimise vabadus, nad lihtsalt ei registreeri osasid parteisi, eelvalikuga lükatakse kõik tõsised konkurendid kõrvale, jäetakse mängukannid konkurentideks.
siis ei ole. Eestiga ka kogu aeg. Küll me seda jõuame, aga palju on Eestis vaja koosoleku registreerimiseks tähtaeg näiteks? 2 tundi, eks ole, politseis. Oleneb, millist koosolekut no liiklust kinni panemata, palun möllake, kui palju tahate Tammsaare pargis või mujal. Aga Venemaal said nad kumminuia, on saanud Putini ajal kogu aeg, alles nüüd 2 kuud need 100 000 miitingud tulid nagu sellel põhjusel, et liiga suur miiting oli. Esiteks, meeleavaldusvabadus peab olema konkurentidel. Teiseks, sõnavabadusest just mainisime, seda ei ole. Nii et riik, mis imiteerib valimisi, no milleks imiteerida, see on nagu rugby mängimine jalgpallimatši ajal, et tõmbame jalast, kisume juustest. Tuleb ikkagi teatud legitiimsust tuleb võimule alati hankida, seda teadsid isegi kuningad, kellel oli rahva toetust vaja. Aga mina veidan teile, mehed, kas te, ma olen tead, mille peale võimuga mõelnud. Kujutage ette, seda stsenaarium keegi on täiesti mõelnud. Homme Venemaa on demokraatlik riik. Millal homme? No oletame, imagine. Vaata, siis hakkab toimuma demokraatlikud protsessid ja Venemaa laguneb 200 väikseks riigis. Väga meeldib. Ja kõik hakkavad oma vahel madistama. Ja põgenikute vool tuleb siia. Te mõelge ka selle peal, mis hakkab siis toimuma. Teiseks, ärge unustage venelaste mentaliteeti. Nagu Afganistanis on üks mentaliteet, venelastel on alati mentaliteet. Juht, see on tsar Batjuška. Ta peab sõitma musta autoga. Ta tuleb ja kõik otsustab. Tuleb Venemaale võib-olla see demokraatia, nagu ma rääkisin siis, kui kasvab see uus noor põlvkond, mis praegu käib mässamas, kelle jaoks see mudel, tsar Batjuška, mis on Venemaal palju 1000 aastat olnud või 300, 400. Millal see mentaliteet ära kaob? Sa tee ükskõik mis valimis. Sul on muidugi õigus, et legitiimsuse pärast tehti ka Brežnevi ajal trikke, et imiteeriti valimisi, nii tehti ka Gaddafis, Iraanis ja mujal, muudkui imiteeritakse. Aga nüüd küsiks lihtsalt sellest punktist, et kas kunagi tuleb seal ka aus valimine, kas... Tead, ole ettevaatlik oma soovidega, need võivad täide minna, eks ole. Aga kas ausad valimised üldsegi on võimalik? Vaata, mis juhtus Araabia kevade ajal, kõik olid ekstaasis, demokraatia, rahvas saab, mis tahab. Mis me siis saime? Me saime kõrilõikajatest islamistid, kes panevad seal kiiremas, kes mõnes kohas on tekitanud kodusõja ja mõnes kohas tekitavad välissõja, eks ole. Meil ei ole tähendab, ärme unista Venemaa demokraatiast, seda ei ole kellelgi vaja, ei venelastele ega meil, eks ole. Tähtsam küsimus on see, et... FSB diktatuur on ka ohtlik meil. Just nimelt, seda ma tahtsingi öelda, et tähtsam küsimus on see, et nende bütsanslike kombinatsioonide tulemusel võib ju seal kah olla erinevaid arengusuundi, eks ole, ja see, et praegu Putin võimule sai, ma arvan, on Eestile üldiselt kehv arengusuund. Üldiselt on Putini võimule tulek on kehv, sest vaadake, see sama legitiimsuse küsimus on Venemaal alati. Ja kuna praegu seoses selle nii-öelda Vene talve või lumerevolutsiooniga, nagu seda on siin püütud tembeldada, on siiski Putini võimule tuleku legitiimsusele pandud teatud küsimärk juurde. Aga Venemaal on legitiimsus võimu puhul olnud krooniliselt puudulik. Võtame tsaarid. Alates seal Jelisaveta Petrovnast tuli riigipöördega. Katariina II tuli riigipöördega, eks ole. Ja nii edasi. Me võime, Aleksander I tappis oma isa, et võimule tulla. Nikolai I pidi tapma dekabriste, et võimule tulla. Ja nii edasi. See on kogu aeg võimul on olnud teatud puue, legitiimsuse puue. Ja praegustel võimudel, kommunistidel, bolševikul oli legitiimsuse puue. Putinil on praegu legitiimsuse puue. Seda on vaja kompenseerida. Ja seda saab kompenseerida ainult jõulise ja agressiivse poliitikaga. Eelkõige välispoliitikaga, ka sisepoliitikaga. Kõik vastased lööme mättasse, ilma igasuguse alastuseta. Me oleme võimul, me tõestame, et me väärime võimu. Aga te seda videot nägite, mis on tehtud YouTube'is oli, et Eesti valutab Leningradska. Nägite? Aga Putini puhul on küsimus väga lihtne. Lääs nõrgeneb, Euroopa Liit nõrgeneb. See on sisuliselt väljakutse Venemaale taastada oma mõjusfäär. Ja meie oleme selles mõttes rindejoon. Me oleme selgelt rindejoon. Kui te loete Huntingtoni, siis Huntington ütleb ka, et on nii-öelda veajoone riigid, kus tsivilisatsioonid põrkuvad. Me oleme veajoone riik. Meil on suur vene vähemus. Meil on õige usk. Me oleme kuulunud Vene impeeriumi koosseisu mitusada aastat. Me oleme veajoone riik.
See on see piirkond, kus vältimatult tulevad ette perioodiliselt konfliktid. Ja praegu, kui Euroopa nõrgeneb, praegu, kui Saksamaa hõõrub Venemaaga oma isiklikke omakasupüüdlikke diile, prantslased, et oma relvatööstust päästa, müüvad Venemaale Mistraleid ja ma ei tea veel mida, eks ole. Ameeriklased tõmbuvad koju ja arvavad, et nad on nii tugevad, et kui kuskil mingi jama on, siis me sekkume. Nad võivad hiljaks jääda. Ja vältimatult seisab meil ees praegu lähematel aastatel suhete teravnemine Venemaaga. Keegi Ossinovski, noor sots, võib ju siin rääkida, et me peaks peeglisse vaatama. Ükskõik, kuidas me ei alandaks ennast Venemaa ees. Me oleme see piirkond, kus Venemaa tahab ennast maksma panna. Ossinovskid on siin ainult muidugi... Huviobjekt Putini ja ametkondadel võibki olla Ida-Virumaa. Küsimus on selles, ma usun, et aastani 2014, kui toimuvad Sotši olümpiamängud, oleme me suhteliselt sellises olukorras, kus toimub ainult propagandasõda ja diversioonisõda. Pärast 2014. aastat ma ei vastuta. Ei, see tähendab tegelikult seda, et kuni sinna maani tähendab, me hakkame raudselt nägema eskalatsiooni siin nii-öelda selle 5. kolonni baasil. Et kui me nägime seda pronksiööde eel, kuidas Eestis olevate pooled neist või suurem osa neist olid tegelikult ju Eesti passidega inimesed, eks ole, edukalt ära integreeritud. Me hakkame nägema, kuidas seda sorti inimesed, kusjuures kahel rindel nii-öelda, ühed, kes on aja jooksul loksunud võimule läbi igasuguste parteide ja teised, kes siis teevad seda nii-öelda tänavapoliitikat, kuidas kruvitakse üles pingeid ja kogu aeg hoitakse meil sellist porknakest nina, et kui te nüüd teete selle väga valusa, aga vajaliku järeleandmise, kui te teete 2G, siis me vaatame asjad üle uuesti. Siin on veel üks moment, mida ma tahaks väga rõhutada, vabandust, ma segan vahele. See on see, tulles tagasi meie esimese teema juurde, luure teema juurde. Luurevõrgustikud püsivad tihtipeale aastaid latentses olekus. Aga kui tuleb see kriisimoment, siis võetakse nendel inimestel saba pihku, kes on tangide vahel ja öeldakse, et nüüd on see aeg, et te osutate meile selle teene. Selle teene või. See risk on meie suure naaberriigiga kogu aeg üleval. Oota, üks moment, see lugu, vaata. Mis siis Moskvas juhtuma hakkab, et kas on prognoosid, et see Putini legitiimsuspuue, mis tal on tegelikult algusest peale ja meil isegi ETV-s on näidatud, kuidas Rjazanis FSB tegi majade õhkulaskmise õppusi miskipärast eksogeeniga ja nii edasi, et Venemaal on see film loomulikult keelatud, aga YouTube'is saavad venelasedki seda vaadata üle interneti, et legitiimsuspuue on esimesest minutist peale, sest kus ta toodi, kas ta toodi valimistega peaministriks Putin või kuskilt mujalt. Aga nüüd on nagu, Venemaal on alati sündmus, kui keegi hakkab ennast üldse liigutama. Ja see, et provintsis ei liigutata, pole alati kõige tähtsam, sest pealinn otsustab Venemaal kõik, sest kui kriitiline mass hakkab Moskvas tekkima, sest riik on ülitsentraliseeritud võimu mõttes. Et kui Moskvas ikka tuleb 100 000 tänavale, see tähendab päris suurt julgust pärast 4-aastast kumminuiadega peksa saamist, eks ole. Ma tahan öelda, et tsentrumis Moskvas endas on ikkagi lainetus sees, ja see ei ulatu ainult lihtinimestele, vaid ka ametkondadeni ja mujale. Et mis selle Putinile... Sa mõtled nagu lääne inimene. Sa mõtled nagu lääne inimene. Mõtled nagu vene inimene. Venelane võib mässata küll Putini vastu, aga sel hetkel, kui venelasele pannakse väga selge valik, kas sa oled venelane või sa hakkad mingisugust lääne demokraatlikust dekadendiks, siis ta ütleb, et ma olen venelane. Aga pingeid tekib neil. Pingeid tekib, kui Moskvas on pinged, siis tekib ka nendel pingeid. Need on igal pool pinged ju. No aga Venemaal on see sündmus. Kelle luureteenistus Simm töötas? SVR. Ma tahtsin teile öelda, kui palju agente on ja kes üksteist ei tea mitte midagi. Meie suunas töötab SVR, see on служба внешней разведки, FSB, Föderaalne служба безопасности ja GRU. Venelastel on munad mitmes korvis. Ja mina tean, et GRU-l on konserveeritud agendid. Ja peale selle on veel FAPSi, elektrooniline luure. FAPS. Vaadake, kui palju.
peale selle on ajupesukeskused, mis töötavad ajakirjanduse nime all, vaadake RT Rossija, no see on ju mõjustuskanal, mis levitab desinformatsiooni hommikust õhtul. Tahtsin seda ainult öelda, et kui sa ütlesid, et venelased tulid tänavatele ja avaldavad meelt, et ikkagi tuleb meeles pidada seda vanasõna, mis neil on, peksab, järelikult armastab. Ega siis teistmoodi nendel ei ole, tähendab, kui sul ei ole tead kirge ja draamat, siis ei ole üldse mõtet, tead, kui ikkagi suudlus ei ole habemega, siis ta ei ole väärt. Ja teate, lõpetuseks ma võin teile öelda, tead, mis on Eesti Vabariigi viga? No, asukoht. 100 asja. Tead, kui mõnus, kui oleks meie riik seal Rootsi ja Soome vahel. Ma olen öelnud, et ostaks austraallastelt Tasmaania ära. Ostaks austraallastelt Tasmaania ära ja siis ei oleks mingist probleemi. Ei, jätame samasugused. Lõpetame selle natukene meeldivama momendiga, aga selge see, et ei maksa liiga palju hirmutada. Ei keegi hirmutada. Aga ütleme, kevad tuleb ja ma loodan, et nagu öeldakse, õiglus võidab, aga kes on õiglus ja mis on õiglus, seda näeme. Kohtumisi.